tere, kaunis kuulaja, sa kuulad Chanda kanaldust. Olulisem, mida meil kasvuteekonnal on vaja mõista, taibata. Küsimus pole selles, kas või kuidas muutuvad teised. Ainumas küsimus, mis on ja jääb. Kas, millal ja kuidas muutume meie? Kui me ootame teiste muutust, siis oleksime kui peegli ees seisjad, kes vaatavad peegelpilti ja ootavad käed taskus, et peegelpilt muutuks. Kuid peegelpilt muutub siis, kui peegli ees seisja miskit enda sees muudab. Et läbi seesmise muutuse oskab ta valida uudset, mis peegelduks välja tema välises, mida inimese kaks silma näevad läbi peegelduse. Kui me teeme seansse ja sa esitad küsimusi, siis vastused saabuvad ühisväljast. Ühisväljast, kust me korjame taipamisi, täpselt selliseid, kuhu me välja ulatume. Ja ulatus oleneb meie keha vibratsioonist, mis omakorda oleneb vaimsest teadlikkusest. Miks on vaimne töö endaga nii oluline, sest läbi selle muutub meie sagedus ja muutub meie keha. Enamasti märkab inimene kehalist muutust läbi tervenemise. Küll terve olemist on keeruline tähele panna, mõõta või taibata. Küll tajub ta ühel momendil, et ta on vähem haige. Või varasemast omapärased haige olemised on muutnud oma kvaliteeti. Haiguste asemel jäävad alles puhastused, puhastumised, mis väljenduvad kehalises puhastuses. Olgu tagajärjeks kõhu lahtisus, temperatuuri tõus, palavik, kurgu paistetus, köha, aevastamine, nohu. Kuid saabub kätte hetk, kui niinimetatud varem haiguseks nimetatud nähtused mööduvad keskmiselt 3 päeva jooksul. Kehaline reaktsioon on ülim. Inimese mõistusele, kellel on nii oluline mõõta ja näha silma või käega katsutavat, on kehaline reaktsioon mõõteks. Ta näeb vaimse töö tulemust. See on kandnud vilju. Küll vana koodi järgi kardab inimene kehaga toimuvat, haigusi. Mitte kaugest ajast, vaid suht lähedast minevikust on tema sees uskumus, arvamus, et vähimagi kehareaktsiooni korral on vaja sekkuda.
ja keha väljendus maha tõmmata. Ta nimetab seda tasakaaluks. Kui me suudame teadlikkusega võtta kehalist reaktsiooni, ärritumist, pahameelt, sees tukslevaid emotsioone, eitust, vaidlust, mahategemist, hukkamõistu kriitikat, siis me näeksime, et oleme vaid mõjutatud välise lähedale tulekust, mis on pannud reageerima meie seesmuse. Keegi, kes ütleb, et ta tuli selleks, et tõsta kvaliteeti. Seda kvaliteeti, mis on tema sees olemas, siis näeb ta kvaliteeti kui ühtset mõõdet. Heade kavatsuste korral ta suunab liikumisse, juhtumisse, tema lähedal oleva inimese seiklusesse, emotsiooni, mis laseks tal tulla lähemale omaenda isikliku ande avamisele. Kui me oleme võtnud endale kaitseks positiivse mineviku kogemuse ehk positiivse trauma, siis lasub meil sees kartus näha oma annet. Anne aitab alati luua uusi positiivseid kogemusi, siis anne on positiivne. Aga ande avamisteekond on väljakutsete rikas. Ta küsib julgust, ta küsib takistuste iseenda ületamist. Ta küsib minevikku ja mineviku kogemusel lahti laskmist. Kuid kui me oleme klammerdunud ühte mineviku kogemusse, positiivsesse traumasse, siis lahti laskmine paistab teadvusele võimatusest. Lahti laskmisega ta peab hakkama liikuma mineviku suuna asemel tuleviku suunda. Tal puudub garantii, et tuleviku kogemuse loomine on positiivsem kui too kaugel minevikus kogetud mineviku juhtum. Tal puudub mõõtmisvõimekus, oskus, kui kaua läheb aega, kui isegi tema sees on olemas usaldus või uskumine, et ta saab luua samaväärse positiivse kogemuse või isegi parema, siis tal puudub mõõtmise võimalus, kui kaua selleks läheb aega. Kui suur on kuristik, kui suur on jõgi, mida tuleb ületada, kas ta tuleb sellega toime. Küll öeldakse, et inimene harjub kõigega, harjub ka poomisega. Selle tähendus on, ta harjub parajasti kestva olukorraga. Ükskõik kui ebamugavaks see läheb. Ja ta valib selles ebamugavas harjumuses edasi kükitamise, sest ta kardab muutust.
ta kardab tuleviku muutust, ta kardab väljakutseid, mida kutsub üles tulevikusuunaline liikumine. Ja seeläbi ta viskab küsimuse, kas keegi teine meist väljaspool on võimeline muutuma. See viskab üles pahatihti pahameele. Vaadata kellegi teise tegu kui ebaõnnestumisena või eksimusena või valekäitumisena. Meie mõistus on meie suur trigitaja. Kui me paneme mõistuse ratsaniku kohale ja lubame tal tervet karavani juhtida, siis oleme me eksinud labürünti, millest väljapääsu leida on pea võimatu. Kindlasti äärmiselt keeruline. Sest kord mõistus lastud ratsaniku kohale juhtpositsioonile, teeb ta kõik selle nimel, et tema koht säiliks. Ta pole nõus andma juhtpositsiooni käest ära. Jah, väljapääsu labürindist leiaks siis, kus süda saaks juhtimisse. Niinimetatud kõhutunnel lubatakse indikaatoriks, intuitsioon. Saaks hakata tegema otsuseid, aga mõistus pole sellega nõus. Ta pole nõus loobuma väljateenitust. Ta pole nõus andma käest seda, mida ta on võitnud. Kontrolli. Positsiooni kohal istumisega mõistus kontrollib. Ta kontrollib välist. Ja igane väline muutus, iga väline kvaliteet tekitab temas ärritust. Sest väline kvaliteet tähendab muutuse lähemale tulekut. Millestki lahti lastmist. Enda sisemist muutmist, muutust. Läbi mille tuleb nii mõnigi asi lahti lasta. Tuleb nii mõnestki asjast loobuda. Olgu selleks siis materiaalsus või olgu selleks mõni inimene või miskit muud. Sõna lahti laskmine tekitab segadust, ärritust, pahameelt, mõistmatust. Meie seesmised tõrkumised on meid toetavad indikaatorid. On hea tõrkumisel mõnda aega silma peal hoida. Lubada tal tundel kui tõrkumisel siseneda endasse. Ja olla vaatleja, kes paneb tähele, mida tõrkumise tunne meie sees korda saadab. Olla lõdvestunud poosis ja lubada kerkida üles enda seest mälestustel, kogemustel,
mineviku juhtumitel ja vahel sinna sekka ka kerkivad üles tuleviku pildid. Olla kui teleka vaataja, kes on pilgu pannud endast välja poole ja vaatab nüüd sealt taamalt enda suunas. Ta vaatab, mida see tõrkumise ärritus korda saadab. Milliseid nuppe ta vajutab, millistesse punktidesse ta kinnitub. Kus ta kehaliselt aistingut annab. Lubada sel tõrkumisel muutuda kui pisikeseks palliks, mis hakkab keha sees liikuma. Kus liigub ta kiiremini, kus jääb ta paigale. Kui ta jääb paigale, mida ta seal korraldab? Mida ta välja või ülesse kaegab? Mis toimub? Mis juhtub? Millised mõtted samaaegselt üles kerkivad? Millised kaitsed? Kisub lagedale mõistus. Päris kindlasti pole meil olla vaja nõus iga välise indikaatoriga, iga väljaspoolt tulnud sõnumiga, ega väljaspoolt tulnud faktiga. Kuid kui seest kerkib lause, mina see kindlasti pole, minust seda kindlasti pole. See on vale, see ei ole nii, ma tean. Siis reaktsioon on kerkinud mõistuse tasandil, kes on üles korjanud alateadvusest hoiatusnoodi. Kui meie sees puuduks teatud indikaator, mis nupule väline vajutas, siis me kuulaksime ja kuuleksime välist infot neutraalsel tasandil. See ei puudutaks meid. See ei tekitaks meis reaktsiooni, see ei tekitaks meis eitust, see ei tekitaks meis jaatust. Me vaatleksime teda kui hommikul kerkivat päikest, ühtegi kommentaari lisamata. Ta on. Võib olla ainukene väljendus, mis tuleb huultelt. Ta on. Me ei mõõda, kui palju ta on. Kui vähe ta on. Kui tugevasti ta kiirgab või kui nõrgalt ta kiirgab. Ta on. Ja siis me aktsepteerime, et ta läheb. Me laseme lahti. Teadmata, kas ta homme tuleb või ei tule. Kuid meil on seesmine veendumus, et ühel päeval ta niikuinii tuleb. Isegi kui läheb pikk aeg ja mitmeid päevi ennem, kui ta ennast näole annab, ta tuleb. Piisava kannatlikkuse ja vaatleja kohalolul. Kui me jälgime oma seesmust, kuidas me seesmus reageerib välisele indikaatorile, saame me seesmise tõe kätte. Me saame ka vale kätte. Vale on negatiivne emotsioon, vale on valus mälestus, mis on hakanud looma oma lugu, illusoorset lugu. Et vähendada, et eitada, et kustutada valu, mida kord kogeti. See on inimesele omane joon ja seda nii lihtsalt ei kustuta. Ta joon käib kaasas loomse hingega, kes kardab surma, kelle koodiks on ellujäämine, survive. Looja loodud inimene
on midagi palju enamat kui ellujäämine, ellujääja. Inimesel on võimekus elule tõusta. To become alive. Ärgata. Tulla lõputust emotsioonide rägastikust välja, tulla 100-aastasest unest ärkvale. Tulla unustamise hõngust välja. Tulla selleks, kes totaalselt naudib elamise ruumi, elu. Ja see, kes on totaalses nautimises, on konflikti vaba. Ta on kakluse vaba, ta on ärrituse vaba, ta on neutraalne. Aga see juhtub alles siis, kui ta on lubanud kõigel ülesse kerkida, ta on lubanud negatiivsele emotsioonile ülesse kerkida, ta on lubanud eitusele ülesse kerkida. Sellega võitlusse minemata ta alistub sellele. Ta vaatleb seda, ta lubab sellel juhtuda, ta lubab emotsioonil väljuda, tegemata kõrvalisele haiget, ütlemata kellegile sõnaga halvasti, füüsiliselt liiga tegemata, kätte maksmata, ära tegemata, kohta kätte näitamata, jõumeetodeid tarvitusele võtmata. Ta lubab keha liikumisse, sest ta teab, et keha on tema vahend emotsioonide väljapuhastamiseks. Aga ta teeb seda iseseisvana ruumis, ta teeb seda iseseisvana teistest eemal. Kus ta saab ennast väljendada, väljutada, vabastada. Tehnikaid on mitmeid, olgu üks nendest mainitud. Mererannas merre kivide loopimine, lahti laskmine, ära andmine, võtmine ülesse, kivi ülesse võtmine, enda seest peidus olnud emotsiooni välja võtmine, kivi alt kivi võtmine, sügavamalt emotsiooni välja võtmine ja selle emotsiooniga välja viskamine. Kaugusesse, võimalikult kaugele. Võimalikult kõvasti, nii et saab keha vibratsiooni. Keha rappumine, keha raputamine, kundaliini. Jalgade trampimine, mida harrastavad lapsed, kes viskavad selili põrandale, taavad kandasid vastu maad, selili voodisse, kus on hea rusikate ja kandadega taguda. Saada selleks viivuks lapseks, kes mäletab, kuidas ohutult emotsiooni väljutada. Selmeti ta läheb kellegile kühvliga pähe lööma. Ta tuleb ise endaga toime. Ta tuleb ise toime oma emotsiooni väljutamisega, vabastamisega, sest tal on meeles terve olemise kood. Tal on meeles enda tervendamine. Tal on meeles, kuidas ennast tervendada. Tal on meeles, kuidas pakkuda endale kergem olemist. Täiskasvanust erinevalt ei suuda tema mõistus panna teda valima ennast hukutavat, ennast lõhkuvat, ennast piiravat. Kuid jah, aja möödudes vanemad vormivad temast sobiliku kodaniku ühiskonnale aksepteeritava indiviidi, kes õpib ennast eirama, ennast eitama ja ennast lõhkuma, sest nii on sobilik ühiskonnas teha. Alateadvus on usin õpilane, ta kuuleb, näeb kõike. Ja väga kaugele ulatub
tema kuulmine, nägemine, tajumine. Ja veel enam, ta salvestab info üles sel ajal, kui inimene magab. Kui ruumis tiksub samal ajal televiisor meelt lahutava uudiseprogrammiga, siis alateadvus kirjutab selle kõvakettale üles. Sealt tulnud käsklused, keelud, kohustused, ta õpib kohanduma nende järgi. Magava lapse kõrval vaidlevad või kaklevad vanemad plaane tegevad täiskasvanud, alateadvus salvestab. Ta usinasti jätab meelde, missugune on vaja olla, kui suureks kasvada. Aga suureks tahetakse kiiresti kasvada, sest vanemad pidevalt ütlevad, sa oled liiga väike, et sellest aru saada. Või ükskord, kui sa suureks saad, siis sa saad selle, teise ja kolmanda ehk justkui täiskasvanu heaga avanevad hüved, otsustamisõigus, valimisõigus, valimisiga. Enne me oleme kui valikutta. Me oleme tühi koht. Aga me tahame saada kellekski. Me tahame saada millekski. Me tahame saada valijaks. Me tahame saada valitsejaks. Ja läbi programmeeringute kukume me ennast lõhkuva valikusse. Kukume ühiskonnale valimisse, kukume teistele valimisse. Sest endale mõtlemine pidavat ju olema egoistlik. Kuid kui ma ei mõtle sellele, kes seisab peegli ees ja annan korraldusi peegeldusele, siis mida üldse on võimalik muuta? Kas on midagi võimalik muuta, aga kui miskit ei muutu, kas siis on elu? Kui aeg seiskub, kui auto jääb seisma ja rosetama, saab, siis kas me võime öelda, et ta on elus ja liigub elu suunal või on ta suremises ja sureb? Kui meil läheb segamini elu suuna valik ja surma suuna valik, kui me ajame nad omavahel segamini, kui me ajame suunad omavahel segamini, siis kust me võtame seda indikaatorit, mis ütleb, mis on täpne kellaaeg? Mille järgi me joondume? Mille järgi me teame, kas me oleme eksinud teelt ja kui oleme, kui palju me oleme eksinud teelt või kas me liigume õigel suunal? Kas mõistus oskab sellele vastata? Igas kehastunud inimeses on peidus trauma. Mitmeid traumasid. Karma teekond tähendabki traumade kokkukorjumist, traumade tekitamist, traumade otsimist, trauma tekitamise põhjuse otsimist. Karma teekonnal lõpus on inimene üks suur traumade anum.
Ta tahtis teada. Karma teekonnal ta tahtis teada, mis siis juhtub, kui. Ta tuli eksperimenteerima, ta tuli katsetama, ta tuli, sest tal oli huvi. Ta tahtis põnevust, ta tahtis ja ta tahtis. Mitte keegi ei pannud talle jalga ette, mitte keegi ei peatanud teda, ütelnud talle, et rohkem ei tohi. Universaalne kood lubab jätkata senikaua, kui on tahtmist. Kuid mis on vaja teha selleks, et leida ka tahtmine oma tehtud tegude eest vastutada? Oma katsetamiste käigus tekkinud tagajärgede lihvimisse pöörduda. Kui palju on hingel vaja kehastuskordasid hoogu võtta, et temast tekib valmisolek esmalt avada ja siis minna kõndima Tarmo teekonda. Kust võtab ta üles veendumuse, et ta jaksab lõpuni kõndida. Kust võtab ta veendumise, et jaksab kehastuda sinnamaani, kuni on kogu lahti käristatud teekonnal lahti arutanud. Kust võtta sellel korral, selles suunas liikumises, Tarmo-suunalises teekonnas tahe? Miks paistis Karma teekonnal see tahe kordades suurem kui nüüd, kui terendab see uks, mis viib Tarmasse? Kuidas siis oli lihtsam alustada kui praegu? Miks siis ei olnud eksimiskartust? Miks siis ei olnud tunnet, et ma ebaõnnestun jama kokkukeeramises? Miks nüüd, kui ma proovin jamasid lahendada, ma kardan niivõrd palju, et jalga toast väljagi pistuma ei taha, ma pigem jääksin ootele. Panustaksin sellele, et tuleb keegi või on parema aeg mind ootamas või miski, mis aitab olukorda siluda. Mõistus. Mõistus on sekkunud. Ta on jälle välja pugenud vanast harjumusest, soovib ta. Kui ta nüüd just enam suunda seada ei saa, siis dikteerida, mismoodi sellel suunal olema peab. Ja ta mäletab Karma teekonnalt väga hästi, kuidas ühiskonda sobituda. Ja ta on varmas vanu seadusi ette dikteerima. Tal puudub huvi universaalsete seaduste vastu. Elukoodi suhtes on tal absoluutselt poogen. Universaalsed seadused on talle välja mõeldis, nähtamatu maailm on illusioon ja reaalsuses meil sellisteks lollusteks aega ei ole. Ta koputab seljale ja ütleb, pane meelt lahutavad uudised tööle. Saame teada, mis ilmas toimub. Millises ilmas? Kes teeb ilma, millist ilma teeb? Kuidas teeb? Kõik saab alguse meie seest. Meie seesmistest mõtetest, meie keha kvaliteedist. Mis on tagajärg, kas roiskunud mõtetele, kuldsetele ideedele või maha visatud päevale või õnnestunud aastale.
universaalne kood jätab vahe tegemata esimene, teine, kolmas või 5. kehastus. tal on algus, kese ja lõpp. 3 imelist esimest kehastust. vahepeal on teekond ja kokkuvõte. mõistus lahkab kehastuse vahesid. Universumile on kõik üks, kõik kehastused lineaarselt üks elu, üks kogemus, üks tulemine, üks minemine. Inimene otsib algust, inimene otsib lõppu, sest piiritud mõõtmed tekitavad temasse hirmu. Kui ta suudab 2 käe peal asjad kokku arvutada ja panna kuupäevaliselt kirja, hallata, kontrollida dekaadi, 1 sajandit, siis ta tuleb sellega toime, aga ta ei taha kaugemale mõelda. Veel vähem tunnetada. Kuna mõistus on piiratud, mõistus on eile, mõistus on midagi väga väikest võrreldes suure universumiga, siis ei suuda ta hallata suursuguse elu müsteeriumi. Kui me tervendame, siis me tervendame läbi kehastuste. Mitmeid traumasid läbi analoogne negatiivne kvaliteet või positiivne kvaliteet. Mis 1 punkti puudutusel, konkreetse emotsiooni kättesaamisel tervendab mitmeid kehastusi, mitmeid elusid. Mitu traumat. Peamiselt käimasoleva kehastuse tervendused mõjutavad 7 põlve ette, 7 põlve taha. Kõik saavad puudutatud selles liinis, vereliinis. Kelle jaoks me ennast tervendame? Kas me siis tervendame ennast teistele? Kui me suurema osa kõikidest kehastustest veedame ühtede samade liikmetega, kellega me mängime erinevad rolle läbi, sünnime, sureme tihti samasuguses hingerägastikus, samade hingedega. Kõigest rollid on läinud vahetusse või on muutunud. Siis me tervendame iseennast. Me loome endale paremaid võimalusi. Mitte läbiajamiseks, mitte ellujäämiseks, mitte kuidagi toime tulemiseks, vaid nautimisse jõudmiseks. Mitte ihalikesse nautimisse tulemiseks, vaid totaalseks nautimiseks, kus on mõlemasuunalised, nii materiaalse kui vaimse nautimine. Vaid mõistus suudab traumasid karistuseks nimetada. See on religiooni idee. Öelda, et inimene kannab karistust või ta peab kandma karistust, ta peab ennast karistama, et saada lunastatud. Selleks religioon loodi, et hoida inimest vaos, kontrolli all, allumises. Et allutada. Kuid mis kasu on enda karistamisest, kui see tekitab juurde traumat?
ma ei peaks nüüd lähenema endale pehmelt, sest piisavalt on ju kasutatud jõhkraid meetodeid karmaajastul, küll arvates, et teiste suunal, aga pumerang metsa kinni ei jää, ta tuleb ikka ringiga tagasi ja pihta saame ise. Iga halvasti öeldud sõna teele saatmise järel pöördub ta ringiga meie juurde tagasi. Iga virutatud rusikajoop laksab meie otsaesisele. Iga piitsa viibutus lajatab meie istmikule ja iga kriitika purustab meie hinge. Võib-olla piisaks karistamise sõna ümber muutmisest, talle parema tähenduse andmisest, et mõistusel poleks enam millestki kinni hakata, vähemalt nõnda kergesti. Karistusest otse teisele poole äärmusse hüpata on komplitseeritud. Karistusest välja tulles ootab meid ees kaastunne. Kaasatundmine. Me hakkame tundma, me lõpuks hakkame midagi tundma, tunnetama, tajuma. Me tunneme kaasa. Meil on kahju. Mul on kahju. Mul on kahju, et ma sulle haiget tegin. Võib-olla olid mul head kavatsused, aga nüüd ma näen, et ma tegin sulle haiget. Mul on kahju. Konstellatsioonis tihti kasutatud sõna, mul on kahju. Ma tunnen kaasa. Kaasatundmine toob üles järgmise kvaliteedi mõistmise. Kui ma tunnen kellegile kaasa, siis minus avaneb empaatia. Ma mõistan, et tema tehtud tegudel, minu tehtud tegudel, minu öeldud sõnadel, jah, mis siis, et nad hirmust kerkisid, seal oli põhjus. Ma ei suutnud tol korral hallata või näha seda surma hirmu. Ma instinktiivselt käitusin. Ja nii tegi või teeb temagi. Ma tunnen kaasa, et tema elus on olnud palju raskeid traumasid, mis teda triggerdavad. Mis teda drive'ivad. Mis teda torgivad. Mis teda kordusse lükkavad ja sammu ämbrid kolistama panevad. Ma mõistan ennast. Ma mõistan, et kõikidel nendel kogemustel, mida ma tegin, kogu see teekond, see karma, mida ma lahti nii usinasti rullisin ja uhkust selle üle tundsin, medaleid rinda riputasin ja uhkustasin laipade koguse üle. Oli põhjus. Teadlikuna isegi kui ma kardan. Ma võtan vastutuse ja ma lõpetan. Ma lõpetan karma vaiba lahti rullimise, ma lõpetan karma juurde kühveldamise, ma lõpetan lugemise, ma lõpetan kontrolli, ma lõpetan allumise iseenda lollustele. Pakkuda võidakse ju kõiksuguseid asju, kas ma siis nimetan teda seaduseks või ühiskonna väljamõeldiseks. Mulle anti kunagi kaasa vaba valik, mul on õigus valida. Kuidas? Mul on õigus valida, kuidas ma muutun. Ja mul on õigus valida, millal ma muutun. Ja kas ma üldse muutun, aga kuna ma juba tegin otsuse, et ma võtan vastutuse, siis jah, ma otsustan, et ma muutun. Jääb vaid küsimus, mis ootab mind järgmisena, kuidas? Jah, kaasatundmine annab hea kiki teele minemise
ergutuse, vaimsele teekonnale minemise ergutuse, Tarmo uksest sisse astumise julguse. Isegi kui ma ei tea, kas ma tulen toime või kuidas ma tulen toime, kas ma jõuan ühe hingetõmbega ujuda teisele kaldale, sellest kanjonist üle hüpata, kas mul on selleks piisavalt vahendeid. Ma lähen teele, sest üks usalduse killuke on minust ärganud ja kaasatundmine vaikselt, küll väga vaikselt, aga usinasti kergitab üles seesmist usaldust. Ja usaldus ei ela väljaspool, vaid usaldus elab alati meie sees. Ta oli lukus. Ta oli laekas, mis oli mitmete tabalukkudega kinni pandud. Nüüd mina saan ta avada ja ma poen enda sisse, ma hakkan järjest neid lukke avama. Ma lähen vaatama seda kübarakarpi. Ma lähen võtan talt esimese kaane maha. Ma piilun sinna sisse, siis panen ruttu kinni. Aga ma korraks piilun. Ma ei tee selle infoga mitte midagi. Ma lihtsalt aktsepteerin, et ma vaatasin. Ja ma tunnustan ennast selle eest, et ma julgesin vaadata ja siis ühel päeval ma saan ka kaasatundmise lahti lasta, sest kaasatundmisega sellele ma saan siis vastuse, kui ma olen Tarmo uksest sisse astunud ja juba päris pika maa maha kõndinud. Aitäh, kaunis kuulaja. Ole hoitud, ole kaitstud, ole armastatud. Sa oled mulle oluline.